Toiduaine pakendil märgistuskõlblik kuni tähendabki seda, et toit on kvaliteetne ja tervisele ohutu kuni märgitud kuupäevani. Hiljem on mõistlik toote söömisest loobuda. Kõlblik kuni märgistusega on kõik mikrobioloogiliselt kiiresti riknevad toidud ja see tähendabki, et see toit on ohutu kuni märgitud kuupäevani. Pärast seda kuupäeva ta enam ei pruugi olla ohutu, mis tähendab, et mikroorganismide areng toidus võib olla juba selline, et juba oma arvukuselt ta võib kujutada ohtu inimese tervisele. Kindlasti tuleb jälgida, kas pakendil on kirjas ka märge, kui kaua ta peale avamist säilib. Tihtipeale on müügipakendil ka selline märge pärast avamist tarbida, näiteks 24 tunni jooksul, 48 tunni jooksul. See ongi selleks, et tarbija mõtleks ja ei unustaks seda toitu pärast pakendi avamist, kui ta ei söö kõik ära külmkappi seisma. Tingimata tuleb toitu säilitada pakendil märgitud temperatuuril. Toit võib rikneda ka transportimise käigus, näiteks temperatuuri kõikumise või pakendi vigastuste tõttu, mida juhtub sageli fooliumkatte korral. Tarbijale leebem märgistus on aga parim enne. See toit on oma parimate iseloomulike omadustega kuni märgitud tähtpäevani. See tähtpäev võib olla kas kuupäeva täpsusega esitatud või kuu täpsusega või aasta täpsusega. Kui kuupäeva ei ole, on vaid aasta või kuu ja aasta, siis on korrektne arvestada, et toit on parim enne lõppu, ehk parim enne näiteks 2020 aasta lõppu. Pärast tähtaja möödumist ei pruugi toiduaine olla oma parimate omadustega, kuid on siiski söömiskõlblik. Kvaliteedi teada saamiseks tuleb kontrollida, ega pakend ole paisunud ja kas toote maitse ning lõhn pole muutunud.